No nii, kohtumine vana tuntud külakoeraga, kes tuli meid tervitama, on nüüd möödas ja jätkame siit kohast, kus mõte katkes. Mis meil oli? Planeetide paraad ja sündmuste ahel, mis on identsed. Ja mis see viimane mõte oli, et kui ma räägin sinuga ja sinu võimaluste areaali kuulub kinnise asi, mida on võimalik müüa, siis ma innustan aktiivselt selles suunas nüüd alustamaks tegevust. Ja kui sa tunned, et sa ei taha nende sündmuste ahela teele jääda, julgustan astumaks selleks samme. Ja otse öelduna ma annan sinu fantaasiasse, sellesse fantaasiasse, et tuleb lahkuda mingiks ajaks, vähemalt mingiks ajaks kodumaalt ehk vahetada kodumaad. Isamaad ei ole võimalik vahetada. See jääb meeltesse kuni viimase hingetõmbeni. Kodumaad on võimalik vahetada. Tuhanded orienteeruvad Põhjamaadele. See on hea orientatsioon, aga mina elan Hispaanias ja sellepärast ma ei saa seda kahe vahel nagu orienteeruda. Seia, minu kallis naine, on ühe Skandinaavia riigi kodanik isegi. Ta on elanud peaaegu 20 aastat ühe Skandinaavia riigis ja ta tunneb seda riiki väga hästi, ta räägib seda keelt, seal on tema eelmisest abielust sündinud lapsed, kes elavad siit saadik seal. See on kaunis ja soe ja eestlastele väga armastatud maa. Aga 10 aastat elab ta siin Hispaanias ja kui väga ta ka meenutab soojalt oma pikaajalist kodumaad, siis tegelik kodumaa on ikkagi siin, mis on see kõige armsam, see on Hispaania. Õigupoolest ma ei soovikski hakata seda nüüd laiendatult kujustama kõiki Hispaania võlusi ja positiivsust, vaid need inimesed, kes peale kõige muu väärtustavad sooja kliimat, leebet sooja kliimat, mis suvel küll paari kuu raames muutub lihtsalt nii intensiivseks, et ta võib muidugi osutuda mingis osas ka natukene koormavaks. Aga see on juba niisugune personaalne erisus, et kas keegi talub suvekuumust, mis on siin ikkagi 2 kuu raames päris intensiivne. Ülejäänud aasta raames on pehme, soe, Eesti mõistes, Eesti suvi tegelikult. Ja ainult üürikene periood tuleb siis see nii-öelda klassikaline Eesti sügis, september, oktoobri algust meenutab, see on hästi lühike periood, kus kaas. Nii kliima on kahtlematult suur väärtus, aga kui siia kõrvale lisandub üldine mentaalsus, mis on Hispaanias tõesti, ta on positiivne ja otse kui see kliima mõjustab ka inimteadvust, kuna rahvas on siin tõeliselt kirju, see on tõeliselt internatsionaalne seltskond, kellede tarvis Hispaania on kodumaa. Siin on esindatud kõikvõimalikud rahvad tõesti, kõikvõimalikud. Puudutaks veel tegelikult ikkagi seda peamist, sest ma ei ole ju seikleja ja sina, kellega ma räägin, sa ei ole ka seikleja. Sa oled kõike muud kui seikleja, aga elu võib meile nii-öelda ette veeretada neid sundseisusi, kus
meist peaksid saama otse kui seiklejad. Me ei saa valida oma saatust. Ja nüüd need inimesed, kelle sees tekib niisugune konfrontatsioon, et mida sa Neeme räägid ja umbes rätatatata on terve hulk argumente, mida sa tahaksid minu nagu sellele mõttelõngale vastu esitada. Need on kõik õiged seal juures. See on päris argumenteeritud kõik, millega sa sooviksid oponeerida minu sellele niisugusele natukene moosisele ja niisugune siirupisele tekstile, millega ma meelitan inimesi lahkumaks kodumaalt. Sõber, minu erisuseks on see, et ma näen homseid sündmusi ette. Ja ma räägin nendest täna, mis sünnivad mingi aja möödudes. Ja kui need kätte on jõudnud, reaalselt, ja kui sulle meenuvad need sõnad ja see tekst, mida sa praegu kuulad, ma ei taha su nahas olla. Üks osa inimesi, ükskõik milliste sündmuste tulemine, jäävad ükskõik millises olukorras truuks ja asuma oma püsi kodumaale, ükskõik mis toimub. See inimgrupp oli see, kes jäi 40-ndate, ma ei hakkas nüüd ükshaaval lahti rääkima, neid on nii lõputult publitseeritud ja analüüsitud nii põhjalikult, et kõigil on olemas oma mingisugune täts ja seos ja tunnetus kõigi nende suurte muutuste aastatega. Kõike seda ühildab üks asi. Need olid õudsad perioodid. Ja need, kes viidi välja, kelle saatust juhiti niimoodi, et nad lahkusid, nad ei näinud mitte näguripäevi nendes piirkondades, kuhu nad maabusid. Millegipärast ei ole me kuulnud mitte ühtegi lugu ühestki väliseestlasest, kes lahkusid vastalt. Esimene lahkumislaine oli muideks mitte 44-ndal, vaid 39-40. Lahkus ka piisavalt palju inimesi, nad lahkusid vaikselt seal juures. 39-40. Baaside sissetulekuga lahkus. See ei olnud mingisugune niisugune massiline lahkumine. 44. aastal on see kaootiline meeletu lahkumine, see on see pagemine. Aga ka hilisemalt ei ole kuulda need, kes ellu jäid, kes jõudsid sinna kuskile teisele kaldale, teispoole Läänemerd. Ei ole kuulda mitte ühtegi lugu millegipärast, kes oleks seal jäänud nii-öelda elu hammasrataste vahele. Nad päästeti ja enamjaolt on ainult edulood nende inimeste saatustest järgnevatel aastakümnetel. See on väga kõnekas fakt millegipärast. Need, kes jäid, loomulikult neid kõiki küüditatud, nad kõik ei langenud igasuguste repressioonide ja kõikvõimalike muude ahistuste alla. Aga milline oli nende saatus? Me teame sedagi väga hästi. Me oleme jõudnud samasugusele teelahkmele tervikuna. Ja kõik see retoorika, mida sa päevast päeva pidevalt enda ümber kuulad, on retoorika. Sellel ei ole mitte mingit pistmist
reaalse eluga. Seda võib nimetada propagandaks, seda võib nimetada lauskvaleks, mida iganes. Üks on selge, et see, mis rullub lahti ja võtab aina võimsamaid pöördeid, kogu see ideoloogia, mis on viimase aasta jooksul ülivõimsalt inimteadvust, terve rahva teadvust mõjustamas. Mis see on? Vaata praegu, vaata endasse, kuidas sina suhestud sellega. Kui sa oled kantud sellest ideoloogiast susse sisenenud, siis võid ka rahulikult selle video sulgeda. Sul ei ole mõtet seda edasi kuulata, see ei kuulu sulle. Valmistu nendeks sündmusteks, mis tulevad. Ja need sündmused, ma toonitan, saavad olema päris õudsad, kordades õudsemad, kui me oskame aimata. Sellepärast, et miks ma nii väga veendunud selles olen? Mina, kes ma olen väga venesõbralik, kes avalikult deklareerib, et ma olen progressiivski inimene, ma olen ääretult venesõbralik. Ja siinsamas ma otse kui hirmutan sind. Selliste sündmuste raames, mis on tulemas, see hakkab juhtima nende saabujate teadvust täpselt pöördvõrdeliselt sellele, mida viimase aasta jooksul on meie nii-öelda, see on tõesti jutumärkides meie eliit edastanud nende suunal. Venemaa suunal, venelaste suunal. Ja nii nagu ütleb pühakiri, kes tuult külvab, see tormi lõikab. Said sellest Uue Testamendi väga omapärasest lausungist õieti aru. Kes tuult külvab, see tormi lõikab. Mitte kes tuult külvab, see tuult lõikab, vaid kes tuult külvab, see tormi lõikab. Kõik terve see mass. Minu jaoks on nad ääretult vääritud inimesed. Ma loen neid kõiki viimseni kurjategijateks, kes seda tuult külvavad. Saabus järjekordne koer siia meie väiksesse põllustuudiosse. Ja ongi võib-olla õige aeg lõpetada, sest mõte on edastatud. Nii ongi.